Tere! Minu nimi on Taavi Simson ja täna ma tahaksin teile rääkida teemal kulumine ja kõvapinded. Alustaksin lihtsast elutõest. Kõik, mis liigub, seega kulub. Mida pehmem on materjal, seda kiirem on kulumine. Analoogia inimestega, et kui me ennast ei treeni, siis me ka kulume kiiremini läbi. Kuluvad detailid aga tähendavad ka majanduslikku kulu, nii uute detailide valmistamise kui siis nende väljavahetamise aja näol. Et kulumiskindlust tõsta, tuleb meil kasutada kõvasid materjale. Paraku ei saa alati kas siis tehnoloogilistel või majanduslikel põhjustel tervet detaili ülenisti kõvast materjalist teha. Siinkohal tulevad appi kõvapinded. Suure kõvadusega, kuid suhteliselt väikese paksusega koorikud detailide peal, mis aitavad oluliselt tõsta kulumiskindlust. Samuti võivad kõvapinded aidata kaitsta korrosiooni eest või anda detailile nägusama välimuse. Üks kõvapinnete liikidest on taaskasutatavas kõvasulamist valmistatud paksud kõvapinded. Kõvasulam on komposiitmaterjal, mis koosneb wolframkarbiidarmatuurist ja koobaltmaatriksist. Wolframkarbiidarmatuur annab materjalile tugevuse ja kõvaduse, maatriks aga aitab koos hoida armatuuri osakesi. Paraku ei piisa meil parima kõvapinde saamiseks vaid õige materjali või materjalide vahekorra väljavalimisest. Kuna enamik kõvapinnetest saadakse, kasutades pulbrilisi materjale, mängivad rolli ka pulbrosakese suurus, pulbrosakese kuju ja pinde peale kandmise tehnoloogia. Et teada saada, milline siis on see parim pinne, tuleb saadud pindeid katsetada ja analüüsida. Selleks kasutatakse näiteks abrasiivketta katset ning pinnete mikrolihvide vaatlemist mikroskoobi all ning nende mikrokõvaduse mõõtmist. See oleks ka minu poolt kõik. Tänan teid kuulamast ning kulumiskindlat tulevikku!